Küll on aga palav, õhkas Mesikäpp. Talvel oli külm, et kivid maapõues külmetasid ja nüüd on nii palav, et kõik veelombid ära auravad ja kuhugi vette vähklema minna ka ei saa. Talikarvad ei taha ka maha minna ja mu keel ripub juba pool küünart suust välja. Mesikäpa emand ei vastanud. Temal oli lastega tegemist. Need olid mõlemad koopas kuivade lehtede peal maas ja ema lakkus neid siledaks. Kui ta selle tööga valmis oli, ümises ta. Eile sõin ühe rätsepa ära. Ta läks läbi metsa ja laulis. Kaenla all oli tal käärikott ja käe otsas pressraud. Ma olin nõnda nälginud, et kõik tükkis vatsa panin. Oi, nüüd vajutab pressraud kõhus ja käärid torkavad. Rasked ära seedida. See on sulle paras. Kas mees ja naine ei pea kõik teineteisega jagama? Mina tõin sulle poole mesipuud. Mesilased tahtsid mind küll nõelata, aga minu paksust kasukast ei läinud midagi läbi. Sina aga paned kõik üksi nahka. Selle eest on mul ka lapsed imetada. Nende sõnade juures pani emand oma suure karvase pea käppade peale ja jäi magama. Aga päike paistis nii soojasti, et karukoopas nii palav oli nagu leivaahjus. Vana Mesikäpa suust rippus keel pärani välja ja higi voolas tal oja kombel. Korraga tõusis ta üles, raputas ennast ja urises. Naine, naine, miks sa rätsepa nii ruttu nahka panid? Tema oleks mul enne oma kääridega kasukat õhemaks võinud pügada. Pärast oleks aega küllalt olnud teda ära süüa. Mesikäpa emand urises vastu. Metsa taga linnas on päris juukselõikajaid küllalt. Jookse sinna ja lase ennast pügada, kui sul nahk sügeleb. Ja nüüd jäta mind rahule. Mina pean pressrauda seedima. Mesikäpp tõusis üles ja hulkus metsa. Päike seisis küll juba madalamal, aga keegi loom ei raatsinud veel viluvarjust välja tulla. Lillekesed olid kõik palavuse pärast närtsimas. Mesikäpp aina oigas. Tema higistas kõik rasva välja, mis ta vaevaga oli kogunud. Ja õige karu peab ometi rasvane olema kui nuum orikas. Kui ta metsa äärde välja sai, ajas ta end tagumistele jalgadele püsti ja vaatas ringi. Sealt viis ju maantee ja eemalt paistsid linnamajade katused ja kirikutornid. Seal pidi juukselõikaja elama. Ta hakkas teed mööda linna poole lonkima. Naised ja tüdrukud, kes tee ääres heina tegid, viskasid vikatid, rehad käest ja jooksid karjudes minema ja inimestel, kes sõites vastu tulid, läksid hobused aisade vahel peruks ja hakkasid lõhkuma. Kui karu linna jõudis, panid linnavahid uulitsal plagama ja elanikud lõid uksed aknad kinni. Hirm oli suur. Aga Mesikäpp ei teinud kellegagi tegemist. Tema otsis habemeajajat. Kui ta ümber uulitsa nurga pööras,
oli temast maha tilkunud rasvarada näha, mis kivide peal auras. Ümber uulitsa nurga seal elas habemeajaja. See seisis parajasti läve ees ja tema 3 õpipoissi olid toas ja laisklesid. Sest habemeajaja oli kehv mees ja tema äri ei õitsenud. Linn oli väike. Igaüks ajas endal habet ise ja juukseid pügasid inimesed ka enamasti sõber sõbral. Vaevalt linnapea laskis enesel laupäeviti habet ajada. Sellest ei saanud aga habemeajaja ära elada ja tema 7 last ka mitte. Kui ta karu nägi, kohkus ta hirmsasti ja tahtis tuppa karata. Kuid karu tõstis käpa üles ja urises. Kui sa mul karvad maha ajad enne kui päike looja läheb, oled sa rikas mees. Habemeajaja värises kui haavaleht, aga ta mõtles oma 7 lapse peale ja kogeles. Kõrgeauline, kõrgesti sündinud, kõrgeauline. Enam tema sõnu suust välja ei saanud. Karu tuli tuppa ja istus peegli ette punase padjaga tooli peale, nii et tool ragises ja punane padi kohe rasvast leemendas ja ütles. Kähku ehk. Seal algas töö, nagu habemeajaja seda veel enne ei olnud näinud, veel vähem teinud. Meistri emand tõi suure pesuvanni tuppa, milles ta parajasti oma 7. last oli pesta tahtnud. Ja 3 õpipoissi pandi vahtu lööma. Siis aga pintseldas meister mesikäpa üleni vahuga kokku. Karu aga mõmises. Temal oli hea olla ja kui ta üleni vahuga koos oli, ütles ta. Nüüd olen ma valge, kui minu onupoeg jääkaru. Ja habemeajaja ütles. Kui kõrgeauline, kõrgesti sündinud, väga austatud härra lubavad, tõmban ma vähe hinge tagasi ja puhkan natuke. Aga terves majas ei olnud enam seebikübetki. Kõik oli karu kasuka karvade sees. Siis andis habemeajaja oma 3 õpipoisi kätte kõik habemenoad, nii palju kui tal neid oli. Need pidid nuge järjest ihuma. Ise võttis ta aga kõige pikema noa ja astus sellega karu ette, kes vaheajal väikese uinaku ära magas, sest temal oli hea olla. Kui ta nüüd silmad lahti tegi ja inimest terava noaga enese ees nägi, raputas ta oma suuri käppi ja mõmises. Seda pead sa teadma, et ma kõdi kardan. Kui sa mind noaga kriimustad, söön ma sinu ja su 7 last õhtu ooteks ära. Siis hakkas habemeajaja tööle ja just kõrvade äärest, kust karu kõige rohkem kõdi kardab. Kasukas oli paks ja nuga läks kohe nüriks. Habemeajaja käratas õpipoiste poole. Ihuge nuge, elu eest! Ja need ihusid, et higi tilkus. Nõnda, et neil mitte nina nuusatagi aega ei olnud, sest meister tarvitas enam teravaid nuge, kui nemad ihuda jõudsid.
Karu aga nohises ainult, kui ta tundis, kuidas ta kasukas aega pidi seljast kaob. Maha aetud karvu sai meistrile ja õpipoistele põlvini. Siis vaatas karu ennast peeglis ja kui ta nägi, kui ilus, sile ja pruun ta nüüd oli, tammus ta edasi, tagasi ja urises. Nüüd pead sa ka tubli palga saama. Tule minuga ühes mu koopasse, karga selga. Kõrgesti sündinud, kõrgeauline, kõrgesti sündinud, kogeles habemeajaja. Kui teie lubate, ma lähen parem jala. Karga selga, käratas karu ja habemeajaja ei võinud parata. Asus karu selga ja sõitis ratsa metsa poole. Lapsed jätsid mängimise ja jooksid karule järele. Akendest vahtisid inimesed, kõik tahtsid ühes joosta. Aga linnavaht ei lasknud kedagi muud linnast välja kui karu ja habemeajaja. Sellel üks silm naeris ja teine nuttis. Kui nad metsa jõudsid, läks päike parajasti looja. Linnukesed laulsid ja kõik metsloomad olid oma urgastest väljas. Karu ema mängis oma 2 pojaga koopa suu ees. Kui ta mesikäppa habemeajaja seljas nägi tulevat, ajas ta end tagumiste jalgade peale püsti, nuusutas ja ütles: Jagame pooleks. Aga mesikäpp raputas pead ja ütles: See on minu karvaajaja, teda ei tohi sa ära süüa. Ja läks ja kaapis koopas puu juurte alt. Seal seisis mulla sisse peidetud pott, kuldraha täis. Võta nõnda palju, kui sa kanda jõuad, käskis karu. Seda ei lasknud habemeajaja enesele 2 korda öelda. Toppis taskud raha täis ja sidus veel rätiku sissegi. Kõrgeauline, kõrgesti sündinud. Aga karu näitas käpaga koopa läve poole. Seal tegi habemeajaja, et ta minemas sai. Kas te linnas karu poodi olete näinud? Suur kivimaja ja kõik riiulid kallist kaupa täis. See kõik on endise kehva habemeajaja oma, kes nüüd rikas mees on. Oma poesildi peale on ta karu maalida lasknud, mälestuseks, et ta karu käest oma varanduse sai. Õpipoisid on nüüd ka juba ammu sellid ja kiitlevad praegugi veel sellega, kui julged mehed nemad nuge ihuma olnud, kui mesikäpp meistri juures käinud karvu maha ajamas.